Uue töötaja lisamine. Uue töötaja lisamiseks peab teil olema administraatori õigused ja uue töötaja lisamiseks oma omavalitsuse või maavalitsuse alla klõpsab vasakult menüüst administreerimine ja avanenud akna osas siis valikule töötaja. Uue töötaja lisamise jaoks klõpsan nupule lisatöötaja või otsin mõnes teises omavalitsuses juba süsteemi sisestatud töötajat isikukoodi järgi. Kui ma klõpsan lisatöötajaga, siis leitud töötaja järel või uue töötaja puhul kohe avatakse mulle töötaja lisamise aken, kus siis tuleb ära täita uue töötaja isikukood, eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg ta täidab ise isikukoodist lähtuvalt ja samamoodi sugu. Klõpsan edasi. Teisel lehel on siis võimalus või vajadus ära näidata töötaja haridustase, ametinimetus, näiteks sotsiaaltöötaja, amet, juhul kui see erineb, võib ta ka teine olla, aga siin on rahvusvaheliste klassifikaatorite järgi siis antud ametit, valin siit ka sotsiaaltöötaja ja töökoormus 100% on siis täistööaeg. Ja kindlasti on siin hästi oluline märkida, et töötaja on süsteemi kasutaja. Vastasel juhul ta ei saa staari siseneda. Nii et klõpsan edasi ja viimases aknas juhul, kui tegemist on uue töötajaga, tuleb talle ka siis anda see esmakordne sisenemise parool, mis peab olema vähemalt 6-kohaline ja sisaldama vähemalt ühte numbrit. Määran talle parooli ja seejärel klõpsan salvestaja sulge. Kui nüüd uus töötaja on lisatud, siis avatakse uue töötaja andmete leht, kus on võimalus siis administraatoril pliiatsi nuppudest andmeid muuta. On oluline, et kindlasti uuele töötajale oleks määratud kasutaja rollid. Kasutaja rolli lisamiseks valin rippmenüüst rolli ja seejärel klõpsan rea järel kinnita nupule. Valin näiteks, et on ka arveldaja, jälle klõpsan rea järel kinnita nupule. Ja kui ma olen kõik rollid ilusti lisanud, siis klõpsan salvestaja sulge. Ja need rollid peavad kindlasti nüüd siis selle andmete ankeedil näha olema. Ja teine väga oluline asi on uue töötaja lisamisel jälgida, et tema kasutaja staatus oleks aktiivne. Ehk siis siin ei asemel peaks olema jah ja selle muutmiseks klõpsan jällegi pliiatsi ehk muuda nupul ja märgin linnukese, et kasutaja staatus on aktiivne. Kasutaja staatus aktiivne tähendab seda, et kui siin on märgitud, et see ei ole aktiivne, saab uus töötaja siseneda küll süsteemi, aga talle ei ole määratud kasutaja rolle ehk ta on tavakliendi staatuses. Kui kasutaja staatus on aktiivne, siis ta saab kasutada teie poolt määratud kasutaja rolle. Vastavalt vajadusele on teil siis võimalus veel täita töötaja kohta käivaid andmeid ja kui need kõik on täidetud, siis sellega ongi uus töötaja lisatud.